No täna oleme siis jõudnud kolmandale lugemisele seaduseelnõuga 588, mille lühikokkuvõte ka kõigi mitte siin viibivate isikute jaoks kõlab siis järgmiselt. Eelnõu kohaselt peavad Eestis registreeritud suured börsiettevõtted valima kahe eesmärgi vahel, kas vähemalt 40% nõukogu liikmetest või vähemalt 33% juhatuse ja nõukogu liikmetest peavad kuuluma vähem esindatud soo hulka. Valitud eesmärk peab olema ellu viidud 2026. aasta keskpaigaks ning sellest tuleb teavitada Finantsinspektsiooni. Kõige lühemalt peab selle eelnõu kohta ütlema, et see on eemale tõukava ideoloogia kehastuseks. Ja siin me näeme tõesti väga põhimõttelist maailmavaatelist erinevust siis erinevate poliitiliste leeride vahel. Teie, kes te seda eelnõud läbi surute siin parlamendis, nimetate ennast liberaalideks. Nüüd vabandust, kas liberalismi üks baasprintsiip ei peaks seisnema selles, et võimaldada inimestele ja ka ettevõtetele vabadus korraldada omaenda asju vastavalt oma paremale äranägemisele, kui sellega kellelegi kahju ei tehta. See on liberalismi selline esimene postulaat, millest peaks juhinduma. Ja mida teie teete? Te kehtestate suurtele börsiettevõtetele esimese sammuna, edaspidi ka kindlasti järgmistele ettevõtetele, järgmistele professioonidele kohustuse, et te peate oma juhtorganitesse võtma nii ja nii palju erinevast soost isikuid siis. Ehk siis kujutage nüüd reaalselt ette sellist olukorda. On näiteks suur ettevõte, kus juhtumisi on juba pikka aega kõik nõukogu liikmed mehed. Hästi kokku töötanud meeskond, kõik oma väga head spetsialistid, kogenud, etteheiteid pole, panustavad, töötavad. Ja nüüd öeldakse, teate, omanike poolt, et midagi pole teha, kulla mehed, et me peame vähemalt 40% loobuma, teid sellelt kohalt minema lööma, sellepärast, et riik kirjutab meile ette, et me peame siia naised sisse tooma. Ja need ütlevad, kuulge, aga vabandust, et me oleme ju väga hästi kohustustunlikult teinud tööd, aidanud ettevõttel areneda, kasvada. Miks me lahkuma peame? Sest ega sisulist põhjust ei olegi, lihtsalt valitsus nõuab, meil on selline liberaalne valitsus, kes on meile sellise käsu andnud ja hävardab meid vastasel juhul karistama hakata. Nüüd osutan sellele, et kui esimesel lugemisel Jürgen Ligilt sai küsitud sanktsioonide kohta, siis ta vastas selgesõnaliselt, ei, mingit sanktsioone ei ole. Tsiteerin. Aga mis me oleme saavutanud, on siis eelnõu direktiivi radikaalne pehmendamine, mingeid sanktsioone ei ole. On lihtsalt tegevused kirjeldatud, mis siis parandavad alaesindatud soo juurdepääsu juhtorganitesse. Tsitaadi lõpp. Nüüd see on otsene vale. Te kõik teate seda, et see on otsene vale. On küll sanktsioonid ette nähtud. Sellepärast, et eelnõu ütleb täiesti selgesõnaliselt, et seadusesse lisatakse paragrahv 237/91 pealkirjaga soolise tasakaalu parandamiseks individuaalse kvantitatiivse eesmärgi seadmise kohustuse rikkumine, milles öeldakse, tsiteerin, individuaalse kvantitatiivse eesmärgi seadmise kohustuse rikkumise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot. Tõsi on see, et ei karistata tingimata kohe selle eest, kui see eesmärk ei ole momentaalselt täidetud. Aga kui ei anta Finantsinspektsioonile aru selle kohta, milliseid meetmeid on rakendatud selleks, et liikuda nimetatud eesmärgi poole, siis saab karistada, ja seda ei saa vaidlustada, see on fakt, kuni 400 000 eurose trahviga. Nii et mitte ainult ei kehtestada sellist kohustust, et te peate vahetama välja oma nõukogu liikmeid, et nad vastaksid õigele soole, vaid ka nähakse ette väga jõhkrad trahvid, kui sellele nõudmisele siis ei alluta. Ja mina ütleksin küll, et see ei ole liberaalne projekt. Seda saab nimetada ühe teise sõnaga. See on olemuslikult totalitaarne. Totalitaarne. Ma tean, et kui ma ütlen sõna totalitaarne või totalitarism, siis see kõlab millegi sellisena, mille puhul esimese asjana silme ette kerkib üks kitsaste vuntsidega mees, eks ole, kes kõva häält teeb kõne pidades. Aga totalitaarne avaramas tähenduses tähendab seda, et riigivõimu käsitlus on totaalne. See tähendab seda, et arvatakse, et riigivõim ei tunnistagi piire. Ta võib minna, kuhu ta tahab, ta võib nõuda, mida ta tahab, ta võib kirjutada ette, mida ta tahab. Ja siin me näeme selle ilmingut. Mis õigust on riigivõimul ette kirjutada eraettevõtetele, millisest soost peavad olema tema juhtorganite liikmed? Kust tuleneb riigivõimu selline voli, selliseid ettekirjutusi teha? Ja see ei ole loomulikult mingisugune isoleeritud küsimus. Täpselt sama ideoloogilist baashoiakut me näeme ju seal, et riigivõim tahab hakata karistama inimesi selles, kui nad väljendavad seisukohti, mis ei ole ideoloogiliselt heaks kiidetavad. Eks laiendame niinimetatud vaenukõne keeldu ja kriminaliseerime selle.
Tahetakse karistada selle eest, kui lapsevanemad ei kasvata oma lapsi sellisel viisil, nagu riik nõuab. Kui vanemad tahavad näiteks lapsi kodus kasvatada, kodus harida, neil on piisavad vahendid selleks olemas. Eestis on sellega veel suhteliselt hästi, peab tunnistama. Aga paljudes riikides on see nii. Saksamaal siiamaani kehtib Hitleri ajast seadus, mis keelab koduõppe. Karistame selle eest. See ei ole riigi asi, kuidas vanemad oma lapsi harivad ja kasvatavad. Kirjutatakse ette, mida võib oma maale ehitada, mida ei või, millise autoga võib sõita, millise autoga ei või sõita, millises majas sa võid elada, millises majas sa ei või elada. Kas sa võid ahjuküttega maja üldse omale ehitada või ei või, eks? Ja siis jõuame sinna välja, eks ole, et mida sa pead laskma oma kehasse süstida. Järjest rohkem nõutakse riigivõimu poolt endale õigust ettekirjutusi teha. Ja siis näeme ka seda, ettekirjutus selle kohta, millisest soost peavad olema juhtorganite liikmed. Ei ole riigivõimu asi, põhimõtteliselt ei ole. Ja see pole ka üldse oluline, mis soost on juhtorganite liikmed. Ettevõtete puhul on oluline see, et tegemist on ausate, pühendunud, usaldusväärsete ja kompetentsete inimestega. Sugu ei ole oluline. Tõesti ei ole. Ja mis on ka muidugi groteskne kogu selle asja juures on see, et eraettevõtetele tehakse selliseid ettekirjutusi suure sanktsiooni ähvardusel. Aga vabandust, sotsiaaldemokraadid, kus teie juhtorganites on kehtestatud nõue, et peab olema sooline tasakaal? Reformierakond, kus teie juhtorganites on kehtestatud nõue, et peab olema sooline tasakaal? Eesti 200, kus teie juhtorganitesse on kirjutatud selline nõue sisse? Rääkimata sellest, et hakata iseenda suhtes mingit sanktsioone rakendama, eks? Ja siit veel samm edasi, mitte samm edasi, lõpetame selle küsimuse ära. Näidake eeskuju. Hakake näitama, et meil on juhatus triibuline, eks mees, naine. Ja kui see on tehtud vabatahtlikult, siis hakake rääkima midagi teistele selle kohta. Ma ei ütle, et see õige lähenemine, mina seda mingil juhul ei poolda. Ma ei arva ka, et parteide juhtorganitesse peaks valima inimesi soo alusel, mitte kompetentsuse ja muude oluliste isikuomaduste alusel. Aga siis me saaks vähemalt aru, kui te sealt liigute edasi nõudmisega teistele. Ja veelgi enam, siin me jõuame järgmise tasandini. Riik nõuab eraettevõtetelt, aga riigiettevõtetelt ei nõua. Kuulge, see on ju naeruväärne. Mõelge nüüd nende börsiettevõtete peale, mis pilguga nad seda vaatavad. Te ei nõua riigi ettevõtetelt sellist asja ja meid ähvardate kuni 400 000 eurose sanktsiooniga. Nii et kogu see asi kokku on lihtsalt äärmiselt näotu. Rääkimata sellest, et siin problemaatilisi aspekte on ju veel. Eelnõu ei räägi mitte midagi meestest ja naistest, ei räägi bioloogilisest soost, räägib sellest, et vähem esindatud, alaesindatud sugu peab olema siis vähemalt 40% või 33% ulatuses esindatud. Aga ise te jutustate ju seda sooideoloogiat, mis ütleb, et sugusid on palju rohkem kui 2. Nii et kes siis see alaesindatud sugu seal on? Mõistuse vastasus on totaalne. Igal juhul kutsume üles mitte sellist programmi edendama ja hääletama selle eelnõule vastu. Aitäh! Tõepoolest tundsin ennast puudutatuna nii etteheidete puhul, mis liberaalide pihta tehti, kui tõesti sotsiaaldemokraatide esiletõstmine. Ma kinnitan, et pädevad naised Eestis iga ametikoha jaoks on olemas. Ja Varro Vooglaid ilmselt ei ole kursis sellega, mil määral näiteks pangajuhtide valimist reguleeritakse. Seal on sätestatud seaduse tasemel usaldatavusnõuded. Kui Finantsinspektsioon ütleb, et sa ei ole piisavalt usaldusväärne, isegi kui sa oled mees, siis sa sellele ametikohale ei saa. Jaa, suur tänu. No tõesti oleks huvitav teada, kust Riina Sikkut leiaks näiteks 40% kompetentseid naisi, kes oleksid nõus asuma tööle kaevandustesse või tee-ehitusse, et seda oleks päris huvitav teada. Aga vastusõnavõtt loomulikult seisneb selles, et tegelikult ei ole siin mingisuguse üldise mustriga tegemist. Võib-olla on leitavad kusagilt üksikud erandid, nagu ta panga juhtkonnast rääkis, aga see, et kusagil on valet teed mindud, ei tähenda mitte kuidagi pidi seda, et peaks valet teed pidi minema edasi ka kõikides muudes sektorites. Nii et tegelikult ei ole ju küsimus siin ainult selles soolises aluses, vaid võib võtta ka mingisuguse muu aluse. Ma ei tea, olgu see seksuaalne sättumus või olgu see rass või olgu see rahvus või olgu see midagi muud, eks ole, ja öelda, et paneme siis muud koodid ka peale. Et vähemalt kolmandik peavad olema alaesindatud seksuaalse sättumusega nõukogudes ja juhatustes, eks. Vähemalt kolmandik peab olema alaesindatud rassist, vähemalt kolmandik peab olema alaesindatud religioonist. Et miks siis ainult naised selline üks kriteerium on, mis peaks kvalifitseeruma? Nii et see on puhtalt ja läbi ja lõhki mõistuse vastane. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 588 SE. Palun võtta seisukoht ja hääletada.
Selle poolt hääletas 47 Riigikogu liiget, vastu 21, erapooletuid 1. Eelnõu 588 on seadusena vastu võetud.